Nii, nüüd on jälle uus päev, reede ja mõtlesin, ma tulen nüüd toimetan veidikene Mersuga. Et mul oli nii, et ma siin eelnevalt mainisin üks hea idee, et kuidas panna paigaldada see kõlar siia autosse, mida ma tahtsin, milleks on siis üks vanem Pioneeri FreeAir woofer, aga neid, kui ma olen siin vaadanud ja üritan seda siia nii-öelda paigaldada, siis ta ikkagi mul on siin taga on autos kahjuks nii vähe ruumi, et sellest ei tule midagi välja. Nii et selle kõlariga siis ma ei ole veel kindel täpselt, kas ma siis kasutan seda siin autos või mõtlen veel midagi muud välja. Aga jah, kahjuks see idee, mis mul oli, et paigaldada see kõlar nii-öelda siia kasti, lõigata siia tagaseinale suur auk sisse, mis nii-öelda läheks kokku tolle avaga ja ta mängiks siis mulle salongi. Kahjuks jah, välja ei tule, aga see selleks, see ei ole õnneks mingi suur probleem. Aga eks siis ma võtan ette, vaatan selle filtri üle, mis seisus see on ja siis hetkel muud midagi. Võtame selle ära ja võib-olla siis võtame tagaistme autost välja ja proovime need kaablid vahetada välja ja nii-öelda teha ettevalmistused ära, et siin on vaja mõned juhtmed ära võtta ja vaadata korra juhtmestik üle, sest võib-olla ma plaanin ka siit selle maki ära võtta ja asendada selle maki praegu enda siis nii-öelda musakeskuse omaga, kuna see, mis on autos, on väga tumeda ekraaniga ja ei näe väga midagi. Et mul tegelikult on plaanis soetada siia üldse teine makk, aga senikaua ma veel mõtlen, kas ma hakkan, sest ma pean tollel makil vahet juhtmestikku siis nii-öelda uuesti tegema, kuna ta on praegu ära lõigatud, et sobiks ta siia. Et ma vaatan, seedin natukene ja otsustan, kas ma hakkan vahetama või kannatan ära, kuni ma uue makki kätte saan. Nii, võtsin nüüd selle filtri korra ära, vaadates, et tegelikult ta oli veidikene must, aga ei mitte midagi erilist. Et tundub, et päris nii lihtsalt see ikka ei pääse, et tuleb ta selle põhjakatte alt ära võtta, siit ülevalt ei ole isegi väga näha, aga sealt arvame, mis üks toru või nii-öelda liitmik, mis on kahe toru vahel, mis võiks lekkida, et mingi hetk nüüd pean ta siia ajama siis kanali peale ära ja võtma põhjakatte alt ja üritama siis kas aru saada, kas see tuleb sealt või arvatavasti siis tuleb keegi appi võtta, et ma saan minna auto alla, kuulata, vaadata, et kus kohast ta nii-öelda rõhku lekib. Et teagi, arvatavasti täna ma tegelen siis veidikene nende juhtmetega ja ajan nii-öelda auto teisipidi ära, et siis kui saame hakata testima, et siis on lähevad gaasid lähevad seest välja, siis juba sisse ja välja ajamisega seda diisli haisu on päris hästi tunda. Et auto teistpidi vaadata siia kanali peale ja eks ma siis võtan nüüd mingi päev, ma ei tea, mis mul siin nädalavahetusel täpselt plaanis on, palju mul aega on, aga siis ma üritan ta siin kas homme või pühapäeval võtta ette ja vaadata üle, kas ma näen seal all midagi, mis see täpselt viga on, aga ega enne teada ei saa, kui lahti ei võtta. Olen saanud nüüd vanemad kaablid võtta autost välja ära ja nüüd siis on uue
auto jaoks nii-öelda siis koodnimega kapsauss, mis on peidus seal väljas. Et nii-öelda need juhtmed, ma ei ole veel kindel, kas ma panen selle nii-öelda RCA kaabli sinna autosse või mitte. Ja siis on mul igatahes uued kaitsmepesad lähevad juba kõik nii-öelda kaablikingade ja poltidega. Siin on mul mõned kingad ja nii-öelda kaitsmed. Siin on, ma võtsin erinevad siin 300 amprit ja 200 amprit ja nii-öelda erinevaid kaitsmeid. Ja siis täna sain ka nii-öelda uue vana keneka. Nii-öelda see läheb siis 180 amprit Passat B6 Passati pealt, siis leiab sellist kenekat ja see nüüd ma vaatasin, et vähemalt Boschi kataloogis on nii-öelda üks ühele sobib see nii-öelda 98 aasta Golfi generaatoriga, et tal on nii-öelda kinnituspunktid on samad, siis need nurgad on samad, siit siis kuni esimese selle soone alguseni on sama 40 millimeetrit ja isegi diameeter on täpselt sama. Ainukene asi, mis on suurem, et see kenekas on veidikene pikem, kuna ta on ikkagi üle poole võimsam ka, sellepärast praegu, mis on Golfis, too peaks olema 70 amprit ainult, nii et tuleb vähe priskem poiss sinna peale ka panna, sellega ma tegelen siis, kui ma saan Mersu korda ära. Ma enne ei taha võtta teda laiali, kui mul on sellele tehtud ülevaatus ära ja ma saan selle turbo asja korda või ei saa, aga ülevaatus on talle ikkagi vaja ära teha. Nii, täna on jälle väga ilus ilm, hea toimetada, et ta on nagu juba siin, kell hakkab vaikselt 9 saama, et teen siis hommikul kiirelt enda asjad ära, panen need auto kokku tagasi ja siis katsun ära vaadata ka, kas näen, kus nii-öelda on meie õhuprobleem ja proovin täna filmida siis teise telefoniga, siis ma ei pea nii-öelda enda telefoni kogu aeg käest ära panema, saan vahepeal kasutada, kui ta mul nii-öelda timelapse käib või midagi, et vaatame, kuidas selle telefoniga nii-öelda kvaliteet siis tundub. Aga ega pikemalt midagi, hakkan pihta ja usun, et peaks üsna kiiresti esimese osa nii-öelda valmis saama.
pühapäevane päev ja tahan nüüd täna panna selle meelsuu kokku ära. Nii, eile ma nii-öelda suuremalt jaolt tegin siis lihtsalt timelapse ja tööd, aga mis ma siis avastasin, oli see, et seal oli kuulerist välja mineval torul, siis ei olnud korralikult sees ja eks ta sealt samast täpselt rõhku lõkkis. Ma võtsin ta maha, panin tagasi, käisin sõitmas ja noh, ikkagi ta lükkas ta veidikene välja, mitte päris lõpuni, aga siiski. Et noh, viga on järelikult seal. Ongi nüüd ma täna võtan uuesti selle lahti, siis ma panen ta nii-öelda ajutiselt siis lihtsalt kõvemini kinni, tõmban nipukatega, et ta ei saaks sealt kuradi oma pesast välja tulla. Ja panen kokku ära, saan ta siit välja ära ajada, tahaks temaga sõitma hakata. Ja täna plaan on see, saab mis saab. Aga õnneks on mul asjad lahti tehtud, ma olen nüüd korra selle juba läbi teinud, et täna läheb seda kindlasti kiiremini, et ma pikalt ei jorutagi, panen kaamera püsti ja hakkan pihta. Nii, saigi päris kiiresti täna juba see asja ära tehtud, et panin nii-öelda selle, tõmbasin nipukatega vähe kõvemini kinni, et ta siit ära ei tuleks, sest nii-öelda seepoolne nurk, mis siia poole jääb, oli nagu okei, aga teiselt poolt tahtis nii-öelda välja lupsata, et sellega peaks see korras olema. Siis ma eile vahetasin ka nii-öelda selle pistiku ära, sest see ostes oli siin tehtud vingelpusse. Nii et ja siis tundub, et ka seda stanget on vahetatud siin, sest et ta oli siin väga kehvasti kinni pandud. Et seal oli päris palju polte oli puudu ja siin on mingisugune väikene kahjustus ka. Nii et keegi on sellega võib-olla kuskile otsa sõitnud ja nagu näha, siis see tulede pesur on ka siin nipukatega kinni pandud. Nii et sellega on kindlasti keegi kuskile otsa sõitnud. Aga see selleks, õnneks on see ikkagi 20 aastat vana auto. Ja siuksed väiksed asjad ei ole väga olulised. Aga panen nüüd stange kokku tagasi nii hästi kui saab. Vaastan põhjakatte ära ja läheb see alla tagasi ja siis vaatan, äkki ajan ta välja ära ja tegelen selle muusikapaigaldusega kas väljas või eks ma veidike seedin, kas ma paigaldan praegu sees ära ja läheb see minema. Nädal läbi. Töönädal läbi. Sai rassitud küll. Ja nüüd pannud pidu. Ja puhkaks veits. Selle nii-öelda interkuuleri ja selle või toruremont läks, no ütleme ikka väga kiiresti. Aga jah, et selle stange tagasi saamine, et kuidagi väga-väga keeruliseks osutus see ülesanne. Aga noh, lõpuks sain ta ikkagi paika ära. Noh, ongi, ta ei olnud tegelikult enne ka väga hästi, nii et ja ei ole ta seda ka nüüd praegu, aga selleks see ei takista sõitmist ja minu jaoks on see täiesti okei. Aga jah, nüüd sain masina välja, tegin väikese nii-öelda koristuse, puhastasin suuremast rasvast tööriistad ära ja eks ma lõpetangi nüüd selle heli paigalduse ära, panen selle paika ära ja siis ma saan lõpuks nii-öelda golfi garaaži ära ajada. Nii et õnneks päeva veel jätkub kõvasti, suurt väsimust ei ole ja tõmban selle valmis ära, saaks selle auto kokku ära ja homme siis sõidan ülevaatusele sellega. Jah, võtaks kohe ja laseks
kohe rihma täitsa lõdvaks laseks rihma. Jah. 5, 4, 3, 2, 1, käes on reede. Olen terve nädal käinud hallidel teedel, nii veeren nädalast nädalasse ikka veeren ja käes on reede. Peas kõik mul ringi keerleb, pöörleb mu pea, see on hea, kuhu täna õhtul satun, ma ei tea. Kas lähen linna või lähen maale või sõidan praamiga hoopis Saaremaale, Heinamaale, kus kadakadki kasvavad, kus lapsed ringi jooksevad, üles kasvavad, seal kus linnulaul, päike lagib pähe, päikseprillid kohe tuleb panna omal pähe. Lähen rannas rannapidu, ise kidur kärsab sidur ja veereb pedur veereb nagu minu elu veereb. Ülikiire mõistus kadunud rööpvaid ladun, veereb, las ta veereb, tantsuplassil vihma kallab, pähe kallab, las ta kallab, tantsu tallan juurde, kallan maha, tallan, las ta olla. Kuid meel on mul hea, mu meel ei ole mõru, lihtsalt selle suve kohta pole sõnu. Sõnu ei leia siis tähendab? Jah, mis sa ikka räägid? Jah, las ta olla siis, jah. 3, 2, 1, nüüd on laupäeva hommik. Lõpuks sai siis Mersu nii-öelda kokku ära. See muusika sinna sisse sai muidugi väga-väga lahja, nii et selle ma kindlasti pean mingi hetk käima üle. Aga praeguseks las ta olla, vahet ei ole, et see ei ole nii oluline, et vähemalt on asi korras, sõidab. Ma veel nüüd puhastan auto ära, vaatan kõik korras ja siis kuna siin töö käigus on tekkinud ka riiulite peale jõhker segadus, siis ma lasengi täna veel, teen Mersud puhtaks, koristan riiulid ära, vaatan asjad enam-vähem viisakalt ära ja saan golfi sisse ajada. Palju ma ei mäleta ja peas on mul ummik, kummikpoodi kõrval maas palju mind ei aita, kui peavalu tahaks ma peast välja heita. Ei leia ma rohtu, ekraanist tule vett, siin polegi ju kraani ja puruks kaevu kett. Hea küll, eks ma siis siin edasi veel soigun ja küll ma õhtu lõpuks ikka ära toivun, sest õhtul uueks plaanid sõber kirjutas, et paaris kutsus mind peole, märkis ära kommentaaris, kiirelt sammud praamile ja mandri poole purjetan. Tšau Saaremaa, varsti näeme seda, oletan, kuid mandril ei ole hommik õhtust targem. Ma ei usu, et täna tuleb pidu kuiski nõrgem. Juba sõber helistab ja siis saame kokku ja lähme kera paari, mitte raamatu kokku. Ühte kokku, kus head aega saame veeta. Argipäeva mured endil peast välja keeta, kuid vaata, et sa ei keedaks liiga kõvasti. Muidu tore õhtu võib minna väga valesti. Mis ma ikka mainisin, teate ise seda lugu, mis juhtus täna õhtul, see homme ajalugu. Vaikiv ajalugu, keegi suud siin ei paota, palju väravasse ja keegi siin ei kaota. Siis uueks nädalaks on taimselt kandis sean ja järgmine reede sama pingepeo ma pean. Kutsuksingi sind, kui sa viitsiksid tulla õhtul hiljem taksoga su. Ütleme nii, et väga edukas nädalavahetus oli. Sai ühe auto korda tehtud, selle lõpuks sai kapsauss oma koha peal ära siia garaaži ja nii-öelda sai nüüd uuesti jälle väärikene korda loodud siia majja. Et nüüd on järgmised plaanid, siis hakkan vaikselt nii-öelda toimetama golfiga, et siia siis on nüüd esimesed asjad esimesena siis kütusefilter, mis on sellel vahetamata, ma alustan kõige lihtsamast asjast, kõigepealt see ära teha, siis peale seda lähebki kenekas välja vahetada, vaadata üldse, kas see uus, ma ostsin ta 30 euroga, ütleme niimoodi, et väga odavalt, et kas ta töötab normaalselt, vaadata korraks pinge üle ja ega siis ma ei olegi, hakkame vaikselt kaabeldama, et juhtmed said nii-öelda võetud ära, pluss mul oli veel nii-öelda veidikene alles, ehk siis siin potakas tuleb juhtmeid, siin peaks olema 7 meetrit seda nii-öelda punast juhet ja muidugi musta siin väga palju ei olegi, massikaabel pluss siis praegu üks akujuhe on mul jäänud alles, seda võib-olla musta tuleb juurde osta, see on üpris kallis, ega väga odav ei ole, vist oli äkki 18 eurot oli meeter või midagi sellist, aga eks saab hakata nendega tegelema ja siis ongi, et suurem võimendi kõlar siia sisse panna, et kuna nüüd sinna garaaži on vaja igasuguseid asju osta, siis hetkel mingit erilist suurt ja uhket kasti vist ei jaksagi osta ega teha,
siis nagu te nägite, ma lõikasin siin seda põlvel ära. Need on mul nii-öelda jupid, mis on siis 3D printitud eelmisel nii-öelda Mersu kasti jaoks, aga arvatavasti kasutan seda sama süsteemi vist esialgu edasi, et kuna ta oli niisugune enam-vähem töötas okeilt, siis ma lihtsalt selle otsa, kuna see oli enne kõverik, siis nüüd ma teen sirgelt ja eks ma vaatan toas, arvutan veidikene nende asjad üle, vaatan kui pikk see port olema peab ja kui palju üldse siia autosse ära mahub. Et sellega on mul nüüd natukene tegelemist, et ma arvatavasti panen täpselt sama setupi tagasi, mis mul oli Mersus, ehk siis ma saan võrrelda, kuidas see nagu teises autos toimib. Ega tulevikus veel on vaja sellel nii-öelda vahetada karbi need alumised otsad, või tähendab tiibade alumised otsad kindlasti välja, kuna need on sinna ära mädanenud. Et neid alumisi otsasid nii-öelda aeromotor siis on täitsa saada, et võib-olla tervet tiiba ei vaheta, et vahetab ainult nii-öelda need alumised otsad. Saab siin katsetada väikest keretööd ka teha ja noh, üldse tahaks võib-olla, ma ei tea, miks see nii must on siit ukse juurest, aga võib-olla väikest iluravi, mitte midagi kindlasti väga fantastilist. Aga üks asi, mis ma kindlasti tahan sellel autol teha, on nii-öelda mootoripesu, kuna see on siit nii must, et seda pole arvatavasti mitte kunagi nii-öelda pestud. Et siis tahan siit proovida ilusti puhtaks teha ja just selliste nii-öelda lihtsate vahenditega, et selle jaoks mul saigi tegelikult ostetud siin mõned siis harjad ja siis nii-öelda mootoripuhastusvahend ja see nii-öelda prits, et siis ma mõtlesin, ma proovin pritsida veega lihtsalt et päris survekaga, mul isegi ei ole siin survekat võtta, et seda tööd teha, et siis pritsin veega, üritan harjaga puhastada selliste lihtsate vahenditega, et millega võib-olla igaüks siis nii-öelda ise ka kodus saaks hakkama, et plaan on selline, mul tuleb enne veel osta siis roostevabast väiksed vannid siia alla, et lihtsalt see kogu sodi ei läheks kuskile maha või loodusesse, et siis paneme vannid alla ja üritame teha kõik selle siit puhtaks, aga see on veel tuleviku muusika, et mingi hetk ma sinna jõuan, ehk siis ma üritan ka salvestada seda, jäädustada ja vaadata siis, kuidas niisugune asi võiks välja tulla. Kui ma juba arvasin, et on kõik korras, siis tuli välja, et nüüd viskas sealt poolt nii-öelda toru ära, kui ma poes käisin, nii et, aga siit poolt on, kui valge, on asi veidikene lihtsamini ligipääsetav. Ma katsun sinna tõmmata ka nipukad ümber, ehk saab enam-vähem sõidukorda masina ära. Võiksin tulla tulemise rõõm, minemise rõõm. No nii, väikesed parandused on tehtud, me vaatame, kas asi tööle ka jääb, võiks vast toimida. Tahaks siis sõita, enne oli, nii kui ma läksin natuke ainult gaasi andsin, oli kohe pauguga lendas too asi laiali, nüüd võib-olla jääb see pidama, siis seal on 2 liitmikku vähemalt veel, mis saavad laiali minna, nii et lähme vaatame. Oli sellest remondist kasu, et lähen keeran maantee peale ja siis teen mõõduka kiirenduse. Me ei mitte midagi erilist. Nagu ikka kaameraga, kui ma jõuan ristmiku peale, siis on autode rodu seal suur. Aga jah, vaatame siis. Tundub, et jäi pidama vist.
loodame, et on korras. Kurat, ma ei taha üldse sellega jebida enam. Aga tundub praegu, et kõik toimib nii nagu peab. Tulevad jalgratturid, ma loodan, et ma neid ära ei tapa. Oi jah, kurat. Nüüd saab minna lõpuks koju sööma. Et tundub, et auto on korras ja sõidab viisakalt. Jess, kurat! Oi jah. Ja kuna see probleem on ikkagi olnud väga-väga pikalt, siis et see rõhk on lekkinud nüüd, kui ma sõidan, on ilma hästi. Läheb edasi ka. Et kui seda jõudu on ikka palju mõnusamalt on anda. Nii et super luks. Et siis võib julgelt minna homme vaadata, kas saan ülevaatuse siis oma aparaadile peale ära. Iseenesest, nüüd kui see asi on korras, ma ei näe põhjust, et miks ei peaks, sellepärast, et tal on nii-öelda ülejäänud poole pealt tundub ka, vähemalt nii palju, kui ma ise olen vaadanud sealt alt ja tundub kõik nagu korras, et sai siin vahetatud mõningaid osasid ka, siin tiduri kettad olid maru kõvered ja siin nipet-näpet mingeid asju tehtud, aga ülejäänud asi, üks vaatab, et seal kontrollivad sillad üle ja siis ega muud ei tohiks tal enam nüüd nii-öelda viga olla, et lõpuks on normaalselt nii-öelda asjal jõudu ka ja siis arvatavasti ei tohiks ka selle tahmamise probleemi tulla, et enne kindlasti selle poolpiduse torustikuga ei oleks sellest ülevaatusest mitte midagi välja tulnud, aga praegu ma usun, et ei tohiks olla probleemi. Nii et ma homme lähen vaatan Põlvast peale tööd mõne koha ja vaatan, mis nad seal head räägivad. Võtame siis tänase päeva kokku võtma, et sai nüüd pesus käidud, suur rokk maha enda seljast võetud ja ma veel näitaks nii-öelda ära siis plaanid, mis golfi lähevad ja siis hakkan juba videot nii-öelda kokku panema, et nüüd on mul 3 päeva jagu materjali, nii et on seda vaatamist ja toimetamist kõvasti, et võtsin endale väärt õlunaadi veel ja siis on mul siin natukene paar tundi aega, et vaadata see video üle ja visata kokku ja näitan siis need kastid ja kõlarid ka ära, et mis siis golfi lähevad. Kõlar on täpselt sama, mis mul oli siis Mersus FI Audio SSD V4, et see on siis 1500 vattine kõlar ja niisugune paras korralik ürakas, see kaalub 18 kilo, niisugune paras pontsakas. Ja siis läheb see sama kast, et selle pordi ma vahetan siis välja nende suuremate vastu, mis mul on nii-öelda tehtud, et siin on niisugune väike suuruse vahe, võib veidike näha. Aga jah, et siia läheb see sama, oli siin enne ka tegelikult sees, aga siin läksid selle plaanid natukene vussi. Ja siis lõpuks on mul seal niisugune jurakas. See on nüüd Ground Zero 15-tolline element ja see on siis nüüd 5 kilovatti ja korralik elukas, et see kaalub 35 kilo ja lõpuks siis on see, mis tahaks golfi sisse panna, et see võiks päris mõnusat häält teha. Aga jah, mul on nüüd veel pitsa on ahjus, ootan selle valmis ära saab, teen eine ja siis hakkangi vaikselt siis nii-öelda editima, aga siis järgmise korrani.